Annan ka ülevaate levitusürituste ehk Multiplier Events eelarve sisestamise kohta. Kõikidel projektidel ei ole eraldatud toetust spetsiaalsete Multiplier Events ürituste elluviimiseks, kuid see kindlasti ei tähenda, et projekti levitustegevuse võib täitsa unarusse jätta. Projekti tulemuste levitamiseks on eelkõige ette nähtud projekti juhtimise ja elluviimise eelarverida. Aga samas jälgige kindlasti ka lepingust, et millistele asutustele ja kui suures mahus on Multiplier Events eelarvet eraldatud. Multiplier Events eelarve osa on eeltäidetud vastavalt taotlusele ja lepingule. Küll aga tuleb Mobility Tooli sisestada iga toimunud Multiplier Events detailid vastavalt reaalselt toimunud tegevusele. Ja juhime tähelepanu ka sellele, et eelarves on võimalik arvestada vaid nendel üritustel osalejatega, kes ei tööta mõnes projekti partneriks olevas asutuses. Kõik Multiplier Events üritused peavad toimuma projektiperioodi jooksul. Ja kindlasti tuleb valida vähemalt üks intellektuaalne väljund, millega konkreetne Multiplier Event on seotud. Pärast andmete lisamist on võimalik näha ülevaadet sisestatud levitusüritustest. Jälgige, et raporteeritud toetus ei ületa teie projektile eraldatud Multiplier Events eelarverida rohkem kui 20%. Lõpparuande juurde tuleb lisada osavõtjate nimekiri koos vajaliku infoga, mis on kirjeldatud lepingus ning kohustuslike dokumentide loetelus. Ja lisaks tuleb lõpparuande juurde lisada päevakava ning näidised dokumentidest, mida levitati ja kasutati. Multiplier Events raames tutvustatud intellektuaalsed väljundid on vaja lisada projekti tulemuste andmebaasi.